oleme ööse 1:30 Statoili ja mida ma näen? Kitsekene, mis sul käes on? Kohuke. Issand, sina saad nagu kohukesi. ise vaata, nagu kohuke on ju. väljast tume, seest veits blond. Okei, see on täpselt sinu iseloomule vastav. Aga millest selline põhjus siis, et nüüd siis niimoodi... Ma ei tea, läks käest ära praegu. Ei ole midagi teha. Tuleb süüa ka vahest. Nii see on. Marleen Dietrich isiklikult siin. Marleen Dietrich, näete, väga kaval. Terve eelmise video ma lihtsalt kõndisin su selja taga. Miks sa kõndisid mu selja taga? Paneks mind tähele, aga näe, jälle läks. Aga ma märkasin sind. Räägi, sul on kohvi käes, oled sa selle välja teeninud täna päris auga vist? Mul on sõrkri täna veel. Mulle tundub, et Ott oli väga lahke, ma vist olen oma kohvi välja teeninud, sest mu pangakaart on... Miinuses. Ja tegelikult ma pean tulistama... Mitte miinuses, aga vale koha peal. Ühe vahepõikena ma võin öelda, et sa olid üks väheseid pealtvaatajaid, keda ma tegelikult nägin saalis, kes filmis kogu selle värgi peale. Uskumatu. Aitäh sulle sellest. Ja aga põhiline oli ikka see, et ma tahtsin olla olemas, et teil oleks kellelegi naeratada. Oli, sa olid oma 150% nägemisega, ütlen ausalt, sinu punane dressipluus ja sinu punased juuksed, no ei lasknud kuidagi mitte märgata sind teisest reast, vist sa istusid suhteliselt ees minu märgimist. Kohtunik otse selja taga. Ja, see oligi teine rida. Seepärast, et lätlased esimese hooga ütlesid mulle, et see on kinni ja sinna ei tohi istuda, aga siis sinna ei tulnud kedagi ja siis ma ikkagi läksin ja sebisin ennast Issand, sa oled sebija tüüp, sa oled vahva tüüp, ausalt, aitäh sulle. Aitäh. Sa oled jätnud tegelikult sellise päris kustumatu mulju meie reisile, sa oled täiesti selline teine tüüp, ütleme ausalt, et tegemist ei ole tavapärase sportlasega, ma ütlen teile tavaline televaate ära, see inimene nagu teised planeedid maandub, kui me vahest üksteist proovime mõista, siis me nagu saamegi aru, et me vist tuleme nagu Koit ja Hämareid kohtuksid. Ma olen alustanud seda, et ma juba teen sporti täna oma väga hea personaaltreenerile, nii et... Nii, aga noorpaar läheb, vaadake, me saadame siit, ops, noorpaar läheb, koju, kuhu lähed, Peep, ahoi, Peep naeratab. Väga vahva. Nii, aga kitsekene paneb viimase kohukese paneb suhu. Mida sa tahad? Ei, ma ei tahagi mitte midagi. Näete, ma saime kätte, mis asi see made to go, kuhu me läheme, mis rämpsid suu sisse lendab kabanoss. Kiivikale 2-raudne kabanoss lendab lõua vahele siit samast made to go. Üks õhtu on antud ja see tuleb ära kasutada maksimaalselt. Arti, see nii kuum. Oi jah, issand, aga sa panevad selle ahju tõesti või? Jaa, aga ma hangin sulle salvrätikud, et sa oma näppe ära ei kõrvata. Nii, siin tuli vähe kobedam vend selja taha. Regina, sinu selja taga on natukene ülekaalus poiss. Rammib sisse, kas see ongi see, kes sööb iga päev kabanossi sööb? Siukseks sa võid muutuda. Jaa, see on see oht. Nii ta kipub olema. Kuule, aga väga vahva, igal juhul Jüri Vilo on saanud ka oma kabanossi kätte. Jüri, räägi, vaata, sa rõõmsa näoga tuled, sa oled õnnelik selle kabanossi üle vist, mis sul käes on. Ma ei oska öelda, sellepärast ma ei ole seda nii palju aastaid söönud. See nii kahtlase väsimuse küll või selles mõttes, ta nii humoorikalt mõjub, nii erootiliselt mõjub see kabanossi käes. Ausalt, see tekitab sellised kummalisi tundeid minu käes, kui mehe käes on selline kabanoss. Kuule, nüüd läks küll lappama. Pane video kinni. Hea, et see 2-raudne veel ei ole, siis see laseks fantaasial üldse sinu võileival on nüüd salvrätikud.